Tervist! Tänane eesti keele tund on kinnitus väitele raske õppusel, kerge lahingus. Juba pealkiri on pähkel, nii sisult kui vormilt. Kui sind ei ole siin, siis pole sind olemaski ehk õukonna lavalt internetti. Pealkirja lõpus punkti ei ole ja ei tule sellepärast, et internet neelab meid edasi ja. Mis meil siin siis pealkirjaga teha on? Kui sind ei ole siin, sind kindlasti väikese tähega, sest see ei ole kiri. Me kirjutame sina ja teie siis suure tähega, kui on kiri. Kui sind ei ole siin, siis pole sind olemaski ehk lühend ilma punktita. Õukonna. Tavapärasel kombel seda konna ma siit lahti ei arutanud. Õukonna lavalt internetti. Internet algselt on olnud meil küll suure tähega ja nimetavas käändes ühe teega, ent kummatigi ta on nüüd nii terminina, mitte nimetusena käibel, et on väikseks ära läinud see algustäht, seda esiteks. Ja teiseks, ega sa ei saa teda ikkagi käänata, kui sa kaht tõhji ei pane. Me paneme koos puuduvad kirjavahemärgid, teeme korda kokku-lahkud, sina vastad küsimustele ja seejärel kirjutad ka oma interneti tarbimise harjumustest, mida sina vaatad, mida ise lood ja postitad. Kindlasti miski veel on internetis puudu, sina. Ja küsimused, millele me vastame, on siin. Nendeni on tükk maad minna. Esiteks, mida tähendab väljend suuga teeb suure linna, käega ei kärbse pesagi? Kas ja miks see loomingu ja meelelahutustööstuse kohta kehtib või ei kehti? Millised on antiigi teened tänase kultuuri ees? Miks on kirillitsas kirjutavatel rahvastel nii keeruline neid teeneid? Ja inglise, prantsuse keelseid nimesid ja nimetusi samuti nii keeruline kasutada. Ja tead ikka, mis asi on kirillitsa ja kuidas näeb välja Shakespeare kirillitsas kirjutatuna? No vaat, selles ongi asi. Nimeta Andrew Lloyd Webberi ja Tim Brice'i ühisteoseid. Osa on siin tekstis, neid on veel. Loetle kinotööstuse nimesid, kes on mainitud tekstis ja kes sind kõnetavad, kellest algas Eesti stand-up žanr ja kes seda täna viljelevad. Kuidas näed protsessi raamatust lavastuseks, lavastusest filmiks, filmid ja lavastused, televisiooni, internetti, voogu, edasist arengut? Kas raamat üldse sinna protsessi algusesse jääb? Vasta. Ja 7. jutusta viimati nähtud lavastusest, filmist,
seriaalist. Niisuguse protsessi läbid sa, kallis, ka lõpueksamil, riigieksamil. Funktsionaalne lugemine, lõpus olevatele küsimustele vastamine, lugemise ajal juba. Pane palun tähele, kus on küsimuste vastused, muidu sa pead seda teksti lugema liiga palju kordi. Ja siis sinu enesetekst samal teemal, kasutades tsitaate siit klassiku tootest. See on sinu päästerõngas, sinu nipp, sinu mahu saavutamine õigete liiklusmärkidega. Sissejuhatus ja lõppsõna peavad olema omavahel korrelatsis, ehk siis nii nagu sissejuhatuses oma põhilist väidet sõnastasid, nõnda läbi teema arenduse sinu lõppsõna kokkuvõtte hõiskab. Yes, ongi nii. Kuidas iganes rasside rikas kokku kirjutamise kaareke on sõna all. Rasside rikas inimsugu kokku planeedile Maa saabus, tal on olnud aegade algusest tänasesse. Olnud ajad võid sa kirjutada nii kokku kui lahku, olnud ajad. Olnud aegade algusest tänasesse toodud mõttekriips. Materjali autor istutas sinu jõusamiseks, õpetamiseks, drillimiseks, harjutamiseks siia kiilukese ehk siis mõttekriips, muidu saaks komasid kole palju. Loodetavasti ka homsesse viidav, jätame pigem lahku. Mõttekriips. Nüüd on võimlause kiil mõlemalt poolt emmatud mõttekriipsudega. Järjepidevust, mu kallis. Vajadus tegelikkust, 2 kaad. Tegelikkust kuuled ju ise. Kirjeldada, jäädvustada ja tõlgendada. Koopajoonistest kokku, jooniste liik, termin, on teisenenud Facebook, Twitter, Instagram, aga asja olemus on sama, mina olin siin, see on parafraas Sass Henno raamatust kirjutatud Kinnimajas. Mina olin siin, sigisin, sagisin, õgisin ja essusin. Kultuurne inimene ei kirjuta välja avalikus ruumis sõnu, mida me kasutame küll. Ja kultuurne inimene paneb nende sõnade keskele 3 punkti. ... Ongi sissejuhatus valmis. Näidates ette kogu kirjavahemärkide, variatsioonide, tulevärgi. Jutumärke ei olnud, kohe tulevad ja mitte vähe. Vanarahva väljend. Vanarahva üks sõna, väljend. Jutumärgid algavad alt, sest tulebki see väljend. Väikese tähega ja ilma igasuguste dvojetočieta, sellepärast, et see on keset
teksti ennast ette näitav väljend, mitte otsekõne. Jutumärgid algavad alt. Suuga teeb suure linna, koma. Käega ei kärbsepesa, üks sõna. Kärbsepesagi, jutumärgid kinni. Tegelikult lavale ning kinolinale üks sõna, termin. Viimasel ajal on seal üldse PVC. Jõudva reaalsuse vahendamise kohta ei kehti. Autor peab silmas, et õigupoolest filmitööstus, teatrimasina värk on väga suurte pesade ehitamise ja raha maha panemise koht. Antiikajal üks sõna ehitati teatritele superrajatised kokku a la Colosseum, Rooma. Järgnevail ajastuil olid etendused kättesaadavad, üks sõna, muidu oleks füüsiliselt kättesaadavad, available, poolitusmärk rea lõpus, poolitusmärk rea lõpus. Kuningate õukondadele üks sõna, koma, misjärel kokku, vaatemängudele kokku, kaasa elamise. Ei kirjuta kokku, sest siin on ees täiend, vaatemängudele kaasa elamise võimalus. Saabus kihthaaval, üks sõna. Täpsemalt siis rahvakiht haaval. Rahvakiht kokku, kihthaaval kokku. Sellest tulenevalt kõik 3 sõna kokku rahvakiht haaval. Kõrgklassist üks sõna. Kesk, sidekriips ja lõpeks ka alamklassile üks sõna. Sidekriips asendab puuduvat sõna osa. Rahvakiht haaval, kõrgklassist kesk, sidekriips ja lõpeks ka alamklassile. Üks B lõpeks. Kui on lõpeks, siis on väga B-s. Emotsioonide äratamise, koma, äratundmisrõõmu kokku kõik 3 sõna, äratundmisrõõmu säratamise ja pahede paljastamise, lavalt käratamise. Kirjanik on rääkinud. Tasand on ehitanud globaalse teatrite võrgustiku, üks sõna, teatrite võrgustik. Täna on meil 21. punkt, saame sedasi järgarvu. Punkt ongi ainult järgarvu ehitamiseks. Mitte kuhugi mujale, mitte kunagi. Numbri järel ei pane punkti, palun. Tänan. 21. sajandi kultuurikeskused üks sõna ja filmitööstus kokku, koma, mis konkureerib sõjatööstusega üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, koma, mis oma korda, saad aru, ei sobi, omakorda kirjutad kokku, juba sobib. Omakorda kokku teatreid purustades annab põhjuse terroristide raha eest uued paremad ehitada ning vastsetel lavadel roimarite paljastamise lugusid etendada. Antiigist kuldajastuni üks sõna, see olevat homme. Pole nii siis kokku muutunud mitte midagi. Vana-Kreeka-Rooma tsivilisatsioonist oleme saanud nimed ja nimetused, tragöödia, koma, komöödia, koma, hümn ja dialoog. Vast ei pea end põrmugi.
mitte üldsegi. Põrm on ash'ist tast natukene laip. Põrmugi mitte üldsegi häbenema. Koma, tingimuslik kui selle ette koma käib. Kui ei tea täpselt koma, mida kirjutasid Solon, koma Saffo Lesbose saarelt, koma rea lõpus, koma Homeros, koma Aeschylus, koma Euripides ja Sophokles. Viimase nimi anti Tartu Ülikooli kohvikule, mõttekriips. Seda teada oli küll elementaarne. Antiikkirjanike kokku teened on süvamälus üks sõna meieni tuulest toodud. Sõnade mäng. Niisamuti üks sõna nagu võrdleva nagu ette koma ei pane, monumentaal tuulest viidud. See on raamatu ja filmi nimi, jutumärkide sees. Jutumärgid algavad alt, tuulest viidud, jutumärgid üleval kinni. Nii raamatu kui 3-tunnilise poolitusmärk rea lõpus filmina. Tänu Margaret Mitchelli storytellingu, üks sõna see telling, storytellingu kogemusele ei ehmatanud meid Tammsaare. Raamatu nimi, jutumärgid rea alguses ja algavad alt. Jutumärgid algavad tõe ja õiguse, jutumärgid kinni, uusima linastuse sama pikkus. Ega avatari kaua mängivad üks sõna LP, kaua mängivad veevärgid, üks sõna ja tuletrallid, üks sõna. Ega üks neist järjest pikem. Ootame 4. Cameroon. Tammsaare ja Sofi Oksaneni ajalooliste kokku panoraamide šanss ajas kesta on 21. punkt, järgarv, sajandil filmiks ning sealt edasi igavestele netiväljadele kokku pääsemine. Ühtlasi on ajalooliste kokku õuduste taaselustamine üks sõna, fondide ja sihtkapitalide üks sõna rahastuse saamisel, kindla peale minek, kõik 3 sõna kokku, kindla peale minek. Grupp andekaid artiste ja autoreid kirjutas ja lavastas. Ma tegin muuseas siia algselt vea. Kirjutasin, näe, tunnistan üles. Ma olen ka inimene. Kirjutasin alguses mitmuse, ära saa seda tee palun, sest grupp on sisult palju inimesi, aga vormilt on grupp ainsus. Grupp kirjutas ja lavastas Shakespeare'i, see on nüüd teistmoodi häälduv, kui kirjutatud on, see tähendab ülakoma ja pärast ülakoma saame panna käände lõppu, mida vaja on. Nii et Shakespeare'i ajal rahvale hoiatuseks Ladviku pahede paljastused, nii traagilised kui koomilised, nii kui ka ilma komata kui. Läbi väga hõredate lillede. Monarhistus vaatas naeris. Naermata ka ei saanud jätta. Sama tegi mõni sajand hiljem iirlane Brian Friel, inglased asusid Iirimaa vallutamise järel lisaks muule vägivallale üks sõna, kohanimesid
kokku vägistama. Ehk siis tõlkima. Ongi etenduse ja näidendi nimi tõlkijad. Küll meid on tõlgitud tänavanimesid, linnanimesid, mida iganes. Edasi-tagasi, siis vahetame ümber ja kui ühiskonnakord muutub, siis tõlgime jälle, on ja Inglise sõdurid kehastanud Jaan Rekkor armus. Seejuures üks sõna iirlannat näidelnud Laine Mägisse või siis armusid tegelased, kuidas võtta, mis terve Pärnu armus mõlemasse. Kõik tüdrukud tahtsid tantsida nagu Länsi ja Jaan Rekkori lapse emad olla. Ning toonasel publikul on selle Romeo ja Julia versiooni eredad episoodid aegade lõpuni meeltes suisa. Me kombe kohaselt üks sõna kultuuris kümmelnud vanamoodsad kokku koosneme Samuel Beckettist ja Jevgeni Schwartzist, olles kaasa kogenud nende Godot ootamise. Teate, siia Godot otsa tuleb panna vaatamata sidekriipsule ka apostroof ülakoma, sest teisiti me ei saa öelda ju kirjapildis, et ta on omastavas käändes. Godot ootamise ja draakoni. Draakon on jutumärkides näidendi nimi. Diplomilavastus oli see draakoni jutumärkides kui võrdlev, kui selle ette koma ei käi, kui diktatuuri põrgulikult koomilise portree. Dante põrgu jutumärkides on pärastise purgatooriumi, see on siis puhastustuli põrgukatel apokalüpsik. Kõrval poisike. Kollektiivse karmapõletuse me saame kirjutada nüüd karmapõletuse nii kokku kui lahku. Kollektiivse karmapõletuse või kollektiivse karmapõletuse. Tuleriit on igal juhul üks sõna. Tuleriida uuel tasemel süütajad on olnud Andrew Lloyd Webber ja Tim Rice oma tandemi taiestega. Rockooper Jesus Christ Superstar, see on jutumärkide sees. Jutumärgid algavad alt ja lõpevad üleval. Jõudis Hippide teatrist, mille lavastus on YouTube'is. Siin on nüüd see ülakoomaga käänamise teema, näed jah? Kõigile kontinentidele üks koma veel, Kiilu pani tädi ju. Hippide teatrist koma. Nüüd on Kiil, mille lavastus on YouTube'is, Kiil sai läbi jälle koma. Ja jätkub pealause kõigile kontinentidele ja keeltesse. Oslos, Norra rahvusooperis kehastas Jeesust sarmikas jalgpallur üks sõna koma, kelle ülesandeks üks sõna, ei ole ülesandeks, ülesandeks oli mahutada norrakeelsed kokku pikad sõnad meloodia fraasidesse ning see oli kangelaslikult armas ja täitmatuna. See ülesanne ei olnud täidetav, täitmatuna naljakas. Sama paarisrakendi üks sõna
Ooperi Fantoom, Phantom of the Opera jutumärkide sees on Eestis kehastatud Koit Toome ja Kalle Sepa poolt. Maskis mehe motiiv aga on Nõukogude üks sõna Nõukogude Eesti väikeste tähtedega, sellepärast et tegemist on nähtusega kasvandikele tuttav Georg Otsa elustatud Mr. X-ina. Mel Gibson samas on oma filmiloomingus kokku tahtnud isiklikul nahal tunda mida elas või ei elanud üle. Ristil rippuv ja rattale tõmmatud märter. Rattale tõmmatud jääb lahku. Rattale tõmmatud kokku kirjutatuna on omadussõna. Rattale tõmmatud märter. Braveheart jutumärkides ja surmarelv jutumärkides nakatasid sadu verise hakkimise filme. Eesotsas üks sõna Bruce Willise Viisahingega. Ei ole filmi nimi Die Hard, vaid on Viisahingega inimkatsete üks sõna karistamatuse illusiooniga. Jutuks lihtsalt visahing. Muudku katsetame, kuidas on inimese liha nii ja naapidi hakkida ja fakkida ja käkkida. Sealt algas inimelu üks sõna teekond, arvutimängu üks sõna staatusesse, ehk siis me enam ammu ei saa aru, et päriselt läheb katki ja siis on surnud. Ups. Sama viisa on surema langenud naiste temaatika. Maitseb. Jeesuse armastatu, apostlite apostel Maarja Magdalena on Alexandre Dumas ülakoma, sest ta on kelle omastav. Ja me ei saa sellest teisiti aru, kui tänu ülakomale. Ja läheb La Traviata meil jutumärkide sisse, langenu. Alexandre Dumas, La Traviata eelkäija kokku. Selle romaani põhjal kirjutatud libretto on ooperi stsenaarium, skript. Libretto järgi Giuseppe Verdi poolt loodud ooperit vaatab VIP-loožis järgmise generatsiooni kurtisaan. See on kaunis sõna prostituudi kohta. Julia Robertsi pisarad, Richard Gere, jälle see ülakoma juhtum kõrval, on ümbersünni üks sõna sümbol. Veel järgmise põlvkonna üks sõna üliinimlikuks kokku, maailma päästjaks, maailma igal juhul kokku. Võib päriselt luua seesuguse kolmesõnalise rongi maailma päästjaks. Ilus sõna. Sa oled ka, ma ka. Maailma päästjaks. Ülendatud endine prostituut. 2022. punkt aasta filmis Mission Fortuna jutumärkide sees vaatab omakorda, ei vaata oma korda, vaid omakorda kokku. Koma, rea lõpus on koma. Kuidas Pretty Woman vaatab La Traviatat. Me ei pruugi panna siia neid lõputuid jutumärke, sest kaunis naine ja langenu võivad olla siin ilma
jutumärkideta, kui liiga kirjuks läheb, eks. Hugh Grant on kõrvuti Sandra Bullocki, Uma Thurmani, Michael Douglase, John Travolta, Dustin Hoffmanni ja Meg Ryaniga Meie perekond. Tulnud 10 haaval 1 sõna, 4 pulma ja 1 matus. Filmi nimi. Noorukist, tuletan meelde, see lause algas Hugh Grantiga, temast räägimegi. Tänasesse, tunneme Grantiga kokku kuulumist. Ei kirjuta kokku, laiendan ees. Grantiga kokku kuulumist. Küpsesime koos ning rõõmustame ühiselt, et Oscar Wilde'i ülakomalugu Gei kuningas, 1 sõna Dorian Gray ei peaks 2023. punkt ega ka 2026. punkt aastal enam vananemise pärast põdema ega või nende ette koma ei käi, seda häbi maalisse peitma. Lugu oli siis selles, et vananes maal, mitte mees, naine, whoever. Tänapäeval me lükkame selle ära. Yeah. Jaha. Granti viimased rollid tõestavad, et vananemine on kaunis, elegantne ja enese üle targalt naeratav või lausa rõkkav. Umpa, tippeti-du. Pulp Fictioni jutumärkides, filmi nimi Pulp Fiction, Uma Thurman ja John Travolta, Dirty Dancingu jutumärkides, filmi nimi Patrick Swayze ja Richard Gere Shall We Dance jutumärkides, filmi nimi koos Jennifer Lopeziga kinnitavad, et osa meist jääb alatiseks Batmani, Catwomani ajastusse hullama. Nostalgia. Olnud aegade legendid taas elustuvad, 1 sõna, nii vanu filme restaureerides kui, ilma komata kui, samateemalisi 1 sõna uusi luues. Tuhandete West Side Story jutumärkides järgmiste versioonide järel ja kõrval tuli Antonio Banderase Zorro ja Desperado. Mõlemad on filmi nimed. Niisiis Banderase Zorro ja Desperado jutumärkide sees. Ning Melanie Griffithsi ja Sherry ilulõikused, 1 sõna. Ja. The Star is Born jutumärkide sees sütitas Lady Gaga ja Bradley Cooperi tähed, Julie Andrewsi Mary Poppinsi jutumärkide sees ja heliseva muusika, seda filmi nime on võimalik ka lihtsalt sõnapaarina tõlgendada ja pääseda ühest paarist jutumärkidest. Ning Bryan Adamsi ja Kevin Costneri järel süttisid nende tähed. Ajastute paralleelmaailmad, kõik 3 sõna kaarekesega kokku, paralleelmaailmad
jätavad korraga ja kordamööda üks sõna publikut rõõmustama Pierce Brosnani Bondi, James Bondi ja Mamma Mia jutumärkides, nüüd on filmi nimi, hurmurite triost võidukaima. Maestrol on viimaste aastate toodetes vana targa mehe rollid. Musta Aadama jutumärkides filmi nimi, vanahärraga üks sõna, üsna sarnast. Ta sai surma seal, ajaa. Erimit, erim, erivorm, erim. Erimit mäletame pandeemia ajal, Eurovisionit üks asendanud Netflixi juhtumis The Story of Fire Saga jutumärkides sees filmi nimi. Kauamängiv üks sõna, LP, kaunis mees, võib olla nii kokku kui lahku, kaunis mees või kaunis mees, tegi stiilselt kaasa Will Ferrelli Double Trouble'i Islandi seiklustes. Ja Ding Dong, soovitan vaadata, väga tuju tõstev. Andke meile laule ja tantse, Emmanueli jutumärkides sees, filmide nimi on see, Emmanueli staar Sylvia Crystal ei pidanud erinevalt Tom Hanksist ja Cruise'ist, mõlemad Tomid, Cruise'ist, Nicole Kidmanist või Colin Firthist lahendama 21. punkt, sajandi olla või mitte olla dilemmat. Lahkus aegsasti taevastele ekraanidele ega pea valmis olema olukorraks kokku, kus inimesed teatrisse ei tule ja kinno ei saa ning tuleb interneti piiritusse kolida. Mitte etanooli tähenduses. Eternity, you know. Televisioon ja striimid on teinud David Suchet'st ülakoma ja Rowan Atkinsonist Hercule Poirot ülakoma omastav kääne, kelle ja Mr. Beani rollide vangid, mõttekriips nagu ka Aare Laanemetsast, igavese Tootsi. Uba on selles, et mõlemad mehed on vana hea Euroopa metropolide lavadel igas mõttes tõsised näitlejad. Tagasiulatuvalt kokku pole vaja oleks-poleks spekuleerida, kas ja kui palju Mega Bernard Shaw ülakoma Pygmalionist jutumärkidega või Shakespeare'i tõrksa taltsutusest jutumärkides teaks tõrksa taltsutus, seejuures üks sõna jutumärkide sees, teaks ja peaks, kui neid poleks põlistanud My Fair Lady jutumärkides, minu veetlev leedi inglise keeles, Audrey Hepburn, Julie Andrew häälega ja Adriano Celentano meistriteost üks sõna koos eestlanna Ornella Mutiga. Eesti versioon minu veetlev leedi jutumärkides rahvusooperis üks sõna Estonia oli Helgi Sallo ja Harri Vasara vähe salvestatud, aga hästi mäletatud duett. Vähe salvestatud ja hästi mäletatud võivad olla nii koos kui lahus.
kirjapildi mõttes. Tenor ja esimene armastaja elas pigem oma marionettidele ning oli ise marionett oma sõbra Sulev Nõmmiku filmides Mehed ei nuta jutumärkides ja Noor pensionär jutumärkides. Tema poeg, maailmalavade, kõik kokku, maailmalavade esibariton, üks sõna, Lauri Vasar ajab filmis. Siin me oleme jutumärkide sees igavesti väikese poisina mullikakarja, üks sõna ning laulab Lauri Neebeliga duetti, kui on meri hülgehall. Sulev Nõmmik on ENSV olulisim hälli stand-up artist. Mõttekriips või koolon, siia sobivad mõlemad. Valik on sinu, kas koolon või mõttekriips. Kärna Ärni alustas reklaamiklubis jutumärkides, see oli telesaade, kõrvuti Ines Aru Elisabeth Jõhviga ning jäi igaveseks rahvuslikku meelelahutusmällu, 3 sõna kokku, meelelahutusmällu, nagu ka Eino Baskini veetud meelejahutaja kokku, jutumärkides, saate nimi, mitte siis meelelahutaja, vaid meelejahutaja, et rahvas püsiks tühjaks naernuna taltsana. Jah. Meelejahutaja kui tema komöödiateatri üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, eelkäija kokku. Nende traditsioonide vundamendile on järgijatel olnud lihtsam oma pilvelõhkujad kokku püstitada. Jan Uuspõld, Märt Avandi ja Ott Sepp, Seppo Seeman ja Peeter Oja ega Tõnis Niinemets ei pidanud ühe mehe naljateatrit. Kuidas me selle nüüd kirjutame? Ühe mehe, võib olla nii koos kui lahus, ühe mehe nalja ei ole hea, naljateater on koos. Ühe mehe naljateatrit tehes jalgratast, üks sõna leiutama. Ühtlasi tuleb nali Eesti artistidel väikese tähega Eesti omadussõna sügavamalt välja, mõttekriips, nõukogude tsensuuri, dressuuri vilumus. Hendrik Normanni ja varalahkunud üks sõna, Madis Millingu vanad ja kobedad on võrreldamatult kobedamad kui Normanni diletantlik telenovela üks sõna armastusjutumärkide sees. Olgu tema enese edekabel saate nimi, talle enesele armuline. Kuna seda kassid ostavad, näeme ka Marko Matveret piinlikus rahamasinas üks sõna, selle asemel et näiteks lühend ilma punktita Jaan Tättega maitsekaid lavastusi luua. Tätte on parimas mõttes meie Ibsen mõttekriips, nii nagu Andrus Kivirähk on võrreldav Molière'iga. Tragikomöödia, üks sõna, see tubli komöödia, tragikomöödia, isad mõlemad. Prantsuse salongikomöödiad kokku ja farsid, daamide, härrade, prouade
abikaasade koolid, on ilmselgelt kokku inspireerinud ka Eros Priidi, Jesper Parve ja Margus Vaheri kuldsest kuldsemat triot, mida mehed tegelikult tahavad ja mida nad ei räägi. Spriit ja Sallo saabuvad kaubamärgina, üks sõna, meie tuppa enam kui 30-aastases 30-aastases kokku telesarjas kokku Õnne 13 jutumärkides sees, mille aastavahetuse üks sõna osas ka president osales. Ma teen praegu siia suure P tähe, sest vaadake, väikese tähega president võib olla sul maleklubi president, mis iganes president, Eesti Vabariigi president kirjutatakse ka ilma Eesti Vabariigita suure tähega, siis on selge, et tema ise. Tegin P suureks. Kahemõtteline jah. Ka Mihkel Ulmani rahvuslik seep, kättemaksukontor, kõik sõnad koos, kättemaksukontor, seega kätekas ka jutumärkide sees. Kättemaksukontor on üle elanud pandeemiad ja produtsendid, sõja ja stsenaristid, kriisid ja näitlejad rahu lahkunutele. Mida iganes, vaprate ja ilusate jutumärkide sees või Dallase jutumärkide sees, publik vaatab, mõttekriips. Eestlane näeb oma õnnes jutumärkide sees ja kätekas jutumärkide sees ennast ning olnud ja läinud korüfeesid, mõttekriips, rahu neile. Meile loob uskumatult produktiivne ja kõrge lennukaarega kokku Martin Algus, üha uusi naabripligasid üks sõna, padjaklubisid üks sõna, keskea rõõme kõik sõnad koos, jahihooaegu kõik sõnad koos ja klassi kokkutulekuid kõik sõnad koos. Erinevalt suurriikide riigiliik üks sõna, politseiakadeemiatest üks sõna ja teistest lühend ilma punktita ammu tühjaks kaabitud rahapadadest üks sõna, et ei oleks tühjaks kaabitud raha, vaid rahapada. Oskavad meie mehed taset hoida, õigel ajal pidama saada ja või laiali minna ning uued tooted uute kooslustena turule tuua. Suuga teeb suure linna mõttekriips, sai ju öeldud. Märkasid sa, intelligentne haritlane, kui paljude uue aja kultuuri tarbetoode üks sõna, pealkirjas üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Kultuuri tarbetoodete pealkirjas on tants. Me suudamegi reeglina ühe ekraanitäie kokku, meelelahutuse kokku väljas püsida. Me tantsime oma Lalandis. Me ei pea panema, isegi ei saa panna siia jutumärke, sest see ei ole antud juhul filmi nimi. Me tantsime oma Lalandis huntidega ära
ja scrollime, swipe'ime end sealt välja järgmisse kiiresse emotsioonide kogumisse, raamatute kogumisse, soojustus, sidekriips ja kodukujundus, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, vahenditena, kodukujundusvahendid, üldse on 3 sõna kõik koos, meil on sellest õppematerjal ka, raamatute kogumisse, soojustus ja kodukujundusvahenditena me enam ei panusta. Olgu nii, ütleb teksti autor leplikult. Soovin sulle väga mõnusat kirjutamist teemal, kuidas tarbid ja mida sa ise juurde lood. Sina just puudusid, päriselt. Kohtumiseni.